ma arvan, et see kõige suurem saavutus on olnud üldine niisugune mõjukuse kasv, et üks valdkond on loomulikult need samad makrofinantsjärelevalve meetmed, mida vanasti ei olnud, kus me nüüd omame võimalust sekkuda ja kujundada, ütleme, seda eluasemelaenude turgu ja hoida seda stabiilsemana, aga ka Eesti siseselt, kui me oleme kommenteerinud erinevaid, ütleme, eelarvepoliitilisi, ütleme, samme või mis iganes, et ma tahaks arvata, et me oleme siiski seal kaasa aidanud stabiilsemale arengule ja kui me vaatame Euroopa suunas, siis ma arvan, et Eesti Pank laiemalt on olnud üllatavalt mõjuvõimas partner teistele Euroopa riikidele. Seal Frankfurdi laua taga kindlasti oleme olnud mõjuvõimsad. Minu pangas olemise aja suurim väljakutse ja ma arvan ka võit oli eurole üleminek, euro maale toomine ja kõik siis, mis selle ümber käis, olgu see tehniline töö, makropildi kujundamine, läbirääkimine ja mis iganes. Eurole ülemineku jaoks oli vaja täita Maastrichti kriteeriumid. Loomulikult Eestil ei olnud mitte mingi probleeme selles situatsioonis inflatsiooni ja kõigi teiste mõõdetavate kriteeriumitega. Aga probleem oli niisuguse väga üldise värgiga, mille nimi on jätkusuutlikkus. See on selline hinnang, mida iga mees, iga analüütik annab vastavalt sellele, kuidas ta siis asjast aru saab. Ja loomulikult oli ka nii Euroopa Keskpangas kui ka siis kõikides muudes struktuurides, kes hinnangu andmisega tegelesid, erinevaid eksperte. Ja loomulikult see kriis iseenesest tõmbas selle üldise baasi meile soodsamaks, et enam ei saadud lahmida sellega, et vaadake, te olete niisugune vaene väike mahajäänud riik, te ei jõua ju järgi. Ma arvan, et see on üks suur saavutus, et Eesti rahasüsteem algusest peale oli niivõrd hästi üles ehitatud, et ta tegelikult pidas vastu erinevatele katsumustele ja lõpuks tegelikult ta selle sama süsteemiga, täpselt selle sama valuuta kursiga me tegelikult ju liitusime euroga. Ma arvan, et see on üks kõige suuremaid saavutusi ja see ei ole loomulikult mitte minu saavutus, vaid see on Eesti Panga ja Eesti Panga töötajate, väga professionaalsete töötajate saavutused. Teine võib-olla võiks öelda siis ka, et pangandusreform laiemas laastus, et ka panganduse, see on veidi pikem, aga siiski kiire avamine välisinvestoritele, jõuliselt tegelikult pankade pangandussüsteemi kokkutõmbamine, siis kapitali tõstmise, täiendavate normatiivide kehtestamine, ehk võiks öelda teine siis tõesti selline pangandusreform. Minul ei ole keeruline öelda, mis oli see kõige suurem saavutus sel ajal ja mis see üldse oli ka kõige suurem väljakutse. Lasta ringlusesse oma valuuta. Ja see on nüüd niisugune šanss, mida rahandustegelastel, miljonitel rahandustegelastel mitte kunagi ei ajas ega ruumis ei tule. Et mul on muidugi olnud see tohutu õnn, et mul selline võimalus oli seda protsessi olulisel määral nagu ka juhtida. Milles oli selle väljakutse sisu oli see, et meil oli väga kiire ja me ei osanud. Tähendab, meil puudus absoluutselt ega näiteks, kui mina õppisin ülikoolis, ma olen rahandust õppinud ja eluaeg seda lugenud raamatud ja võõrastest raamatudest küll, aga meile ei õpetatud midagi kvantitatiivsest rahateooriast. Mis tähendab seda, et ega me ei teadnud palju üldse raharingluses on ja kuidas seda mõõdetakse ja mida täpselt mõõdetakse. Ilma selleta on väga raske teha mingit rahareformi. Nii et me olime nagu meeletud ise õppijad.